Sa armastad mind ikka veel, ma tean, sest mu sõber ütles seda mulle, sa olid talle öelnud. Nüüd ma kutsun sõpra sageli külla, et ta ütleks seda veel ja veel, kui väga sa mind armastad. Ja ma ei teagi enam, kas armastan sind või seda sõpra, kes ei väsi mulle ütlemast, kui väga sa mind ikka veel armastad. Isa õpetussõnad, ole täiskuuga ettevaatlik, nagu ma su emalegi ütlesin, kuid oli sama vana kui sina praegu. Ole täiskuuga ettevaatlik. Siis muutus ka tema sama vanalt su ema täiskuuga. Tal tekkisid soovid täiskuuga, ettekujutused, tahtmised täiskuuga. Kuidas peaks kõik olema, kuidas mina peaksin olema tema jaoks, kui see elu peaks üldse olema? Kuidas maailm täiskuuga. Aga ei olnud. Ole lihtsalt ettevaatlik täiskuuga. Kui sa muidugi tahad, kui sa ei taha üksi jääda nagu su ema, nagu naine, kes teab, mida ta tahab täiskuuga. Ma olen nagu kuningas Liir. Ei mäleta, kas olin kuningas või ei olnud. Ma olen nagu Jüri Järvet. Kas olin või ei olnud. Mäletan elavalt sündmusi, mis pole aset leidnud, kohti, kus pole kunagi käinud, inimesi, tunneid ära, nemad mind mitte eriti. Asju, mis olevat tegelikult olnud, ei mäleta. Enda elu tähtsaid hetki ei mäleta. Kas reinkarnatsioon eluajal on võimalik, et kui Jüri Järvet veel elas ja mina olin juba sündinud, kas võisin ka sellisel juhul olla tema taassünd, kaksiksünd, Jüri karnatsioon? Nagu poole pealt kaks samasugust inimest üheaegselt. Kui üks sureb, sureb ka teine. Kui Jüri Järvet suri, siis mina jäin temana, temata, vanamehena, tuleasemena. Aga ma ei mäleta, kas olin siis kuningas või ei olnud.